Tšau! Täna teen teile ülevaate ühest väga lahedast video ja pildistamise laiendist iPhone'ile. See töötab nii iPhone 4, iPhone 3G kui 3GS-ile on see olemas. Tegemist on sellise vidinaga, mis on ühest metallitükist välja lõigatud alumiiniumist, küllaltki kerge kaamera laiendi, kuhu on võimalik ette panna objektiiv, mikrofon ja teha iPhone'ist täiesti vinge kaamera minu meelest. Tänane video on veel viimane, mis tuleb iPhone'iga, edaspidi ma hakkan seda nii videode kui ka video kui heli kvaliteedi parandamisel kasutama. Tegemist on USA toodanguga, selle nimi on Oli Bubo. Oli Bubo on iseenesest väga lihtne lahendus. Ta koosneb sellisest metalltükist, millele läheb külge objektiiv. Kaasas on tal objektiiv, mis koosneb kahest osast. Üks on makro objektiiv, mis on ühendatud Oli enda lainurga objektiiviga. Kuna tegemist on 37 mm avaga, siis tegelikult me võime siia külge keerata ükskõik millise teleskoopi objektiivi või makroobjektiivi või mis iganes pähe tuleb. Siin on võimalik peale kinnitada ka välku või tavalist LED-lampi pimedas filmimiseks ehk nagu selle modifitseerimiseks on võimalusi ka palju. Lisaks on võimalik 4 kohast, siit 2 nurgast ja alt mõlemast ühendada ta kas oma tripoodiga või monopoodiga, et teha ülevalt võtteid või altvõtteid ehk nagu tõeliselt super nii-öelda mänguasi või tõsine kaamerariist. Kasutamiseks on tal kaasas selline kummiümbris, vastavalt iPhone 4-le või 3G-le või 3GS-ile on see erinev. Paned oma iPhone'i siia sisse ja siis paned selle siia Oli ümbrisesse. Alguses tundub, et ta läheb päris rasket, aga ta peabki väga tihedalt siin olema. Surud see siia sisse ja nii ta ongi siin. Siia läheb külge ka selline väike kotik on seal kaasas. Ma näitan kohe, mis siin veel kaasas on. Läheb mikrofon. Mikrofon on võimalik ühendada siia auku ja saab siis siia ettepoole suunata ja suunata teda siis kuhu poole tahad. Sellest 180 kraadi on kõik lindistatud, ehk siuke suunaga mikrofon. Nüüd ta näeb juba täitsa asine välja. Kui tekib aga tahtmine teha intervjuud näiteks kellegagi, mis kohe varsti siia ilmuma hakkavad, on lihtne võimalus ühendada siia ükskõik milline klassikaline mikrofon, kas suur või väike, milline teile endale meeldib parasjagu. Ehk võimalusi modifitseerimiseks palju, see tuleb küll aga lisaks kaasa osta. Aga egas muud, kui ma näitan teile, kuidas ta toimib, mina näitan teda teile täiesti tavalise iPhone'i kaamera äpiga. Nii et tulge vaadake, ma näitan esmalt pilti, milline näeb välja kaamera läbi iPhone'i. Vaatame siit lihtsalt sellist pilti. Nii, ma panen videomoodi peale ta. Ehk nüüd näete, videomood automaatselt zoomib ennast sisse selleks, et ta suudaks tagada pildi salvestamist nii tihedalt, kui ta videol võimalik on, HD videol. Ja nüüd, kui ma panen ta siia sisse, siis näete, pilt läks märksa suuremaks. Ja kui ma panen ta veel fotofunktsioonile, siis jääb veel täiesti suureks. Lisaks sellele annab see Oli Bubo suure stabiilsuse, et ta on täpselt parasjagu raske või kerge, et tagada stabiilne pilt. Selleks ma tegingi siia alla mõned katsed nii piltidest kui videodest, nii kõndimise pealt kui ka seisu pealt. Ja ma siia kõrvale võtsin oma endise Canoni tavalise fotokaamera, millega ma näitan, mis on ka lainurk 28 mm. Et siin on näha, kui palju nad suudavad, ma panen siit sama režiimi peale, siis on hea võrdlus. Ehk nii lainurgas kui makros on see Oli tõeline superlahendus. Aga miks ta erineb igasugusest Canonist või Nikonist või miks üldse keegi peaks selle ostma, on eelkõige see, milline ühendumisvõimalus on iPhone'il.
Sellise väikse jubinaga on võimalik ka kas internetis või ka mõnel telekanalil teha täiesti otseülekannet, kas läbi 3G või Wi-Fi. Ükski Canon või Nikon või Olympus või mis teine kompaktkaamera või ka suurkaamera ei ole sellist ühilduvusvõimalust ja selliseid äppe ja lisasi, millega seda kõike teha. Ja lisaks sellele on see jubin väga palju modifitseeritav, ehk siia panna kas valgus peale, mingid muud objektiivid või statiivid. Nii et vaadake, kui olete ka sama suured videofännid, siis ma arvan, et see on see, mis igal iPhone 4 omanikul olemas olla võiks. Tšau!